Siin Sakus Tallinna maantee 1 Redori arendusobjektil oleme käinud praktiliselt sellest hetkest peale, kui kaevati vundamendi süvendit ja ehitati vundamenti. Nüüd 2025 aasta lõpuks on ehitis kohe valmis saamas, nii nagu lubatud. Ja otsustasime, et astume täna veel kord siit läbi, seepärast, et on ju meie jõulueelne saade, rohkem sel aastal me ei kohtu, rohkem me ei saa siia Sakku tulla, et heidame ikka pilgu peale, kuidas ehitajad jõuavad. Kuidas on, Harri, olete graafikus? Oleme graafikus ikka. Kuidas sa oled rahul ehituse kvaliteediga? Praegu on ju see hetk, kus hakatakse kontrollima kvaliteeti. Esimesi kontrolli oleme teinud juba. Kvaliteediga parandada on, aga kvaliteediga oleme rahul. No, meiegi siin selles korteris, kus me praegu nii-öelda omale jutuajamise koha valisime, siin pilgu peale, kuna neid siniseid klepse, millega tavaliselt märgitakse väikseid vigaseid kohti, neid on ikka hämmastavalt vähe. Jah, neid on, aga need on ka veel esmased, et me päris siin korteris konkreetselt täisringi veel ei ole peale teinud. Mis meil tegemata on? Uksed paigas, vaatasin, koridorid on ka ilmet võtnud, jäänud on tegelikult veel mõned nädalad, selleks peaks olema ilmselt küll ja rohkem sul aega. Selleks, see paar nädalat on täpselt piisav aeg, et tööd lõpetada just. Millised õuetööd on veel teha praegu? Väljast on veel lõpetamisel fassaadi ehitus, on paigaldada vaja rõdupiirded, rõduklaasid ja valgustused. Siis üldaladelt veel on vaja teha tripikodades vaipkatted ja lõpetada plaatimistööd. Ja siis samuti ka seal, nagu ka korteris, pistikute ja lülitate katteldadega. No, need pannakse ilmselt alati kõige viimased. Jah, need me paneme viimased, seepärast, et muidu ehituse käigus on kõige lihtsamalt kraabitavad detailid. No, räägime natukene üle ka võib-olla nendest asjadest, mis praegu siin korteris pilgu alla jäävad ja on kindlasti palju inimesi, kes ei ole jälginud meie lugusid siin Tallinna maantee 1 objektil, et kõigepealt, mis küttemajas? Majas on vesipõrandaküte, sooja energia tuleb siis kohalikust siis katlamajast, on endal katlamaja puudu. Seina peal on siin ka üks selline riistapuu, mis kangesti meenutab õhk soojuspumpa. Ja need on korterisse pandud jahutuse eesmärgil. Eestimaa suved on viimastel aastatel ikkagi soojemad olnud ja tihti peale siis korteri elanikud on avaldanud muret, et korterites on liiga palav suvel olla. Selle eesmärgil arendaja nägi siia korteritesse ette kohe jahutuselemendid. Pöörame pilgu veel kord fassaadi peale, seal oli kasutatud nüüd vooderduseks termopuitu. Ja, fassaad on tehtud termopuidust suures mahus. On ka kasutatud tellisfassaadi ja tuleb veel tegemisel alumiiniumkomposiit fassaadid rõdude osas ja siis tuleb ka esimesel korrusel veel taustvarritud klaasiga. Ja sellega ongi siis selle maja ehitus nurgakivi saate jaoks lõppenud. Soovime meie meeskonna poolt maja elanikele mõnusat soolaleivapidu.